mida siis kraanivee asemel juua? Kas ainult pudelivett? No pudelivesi ka ilmselgelt kõige parem ei ole, on ju. See on ka plastpudelis. No, just täpselt, et lähed ise allikale ja tood oma vee sealt. Ega enne sa ju teada ei saa, kust su vesi tuleb. Et võidakse küll reklaamida, et näed, toome sulle nendest tünnidest tasuta koju kätte allika vett, aga sa pole ise käinud seal allikal ja seda vett võtnud, et tegelikult ikka ei tea, kust see tuleb. Aga neid veeskandaale on ju mitmeid olnud isegi Eestis, et kus ongi, et poes pudelivett, mida müüakse, et ma ei tea, allikas toodud nii hea puhas ja siis lõpuks ikkagist keegi läheb uurima seda, teeb mingi testi, mis iganes asjad ja tuleb välja, et tavaline kraanivesi on sinna pudelisse lastud. Aga kas sellega seoses te siis justkui võitlete sellise, ma ei tea, ebaeetilise turundusskeemi vastu, et nagu inimestele müüakse midagi, mis ei ole? Pigem on see, et sa hakkaksid mõtlema nagu, et sa ei usuks lihtsalt, et sa loed seda pakendit, et jaa, nüüd see ongi nii, on ju. Et ikkagist, et inimesed hakkaksid nagu mõtlema, ise uurima, analüüsima, kogu meie sisu on ju ka üles ehitatud selliselt, et me ei anna sulle kogu infot kätte, kõiki fakte, vaid et näed, siin on seeme ja vaata ise, kas sa hakkad seda seemet kasma, kas sa hakkad ise analüüsima, infot juurde otsima või sa viskad selle seemne prügikasti ja usud edasi. Kui inimesele öelda, et näed see, mida sa praegu loed või tavameediast näed, et see on vale, on ju, siis inimese esmane reaktsioon on muidugi see, et aha, et sina tead, et see on vale, siis sul peab olema nii-öelda see õige lahendus või õige vastus, on ju. Et kas te, mingisugused Delfi skandaalid on olnud, kus teid on nagu nii-öelda liistule tõmmatud, et te jagate mingisugust täielikku vale infot, on ju, oma lehel ja seal on hästi palju jälgijaid ja siis inimesed, mis iganes, lõpuks käituvad valesti ja mõtlevad valesti ja teevad kõike valesti. Ja reklaam meile. Aga ega nende Delfi nendega on ju ka täpselt see, et kui meil oligi see mingi lõhe video, on ju, et lõhe on kõige mürgisem kala üldse, siis isegi ametlikelt lehtedelt leiab, et see on kõige toksilisem kala, mida sa süüa saad. Farmis kasvatatud siis Norras. No seda ma usun tegelikult, et väga paljud inimesed on kuulnud, et et ära osta seda Selveri lõhet või ma ei tea Selverile mingit tohutut. Aga põhimõtteliselt on ju lõhet, mis on farmis kasvatatud, et see nagu kõlab vaata justkui inimesele, et kõik mingi ala siuke lause, et ma ei söö piisavalt kala, nagu käib kõigil läbi. Ja ma ise ka mõtlen, kui ma mingi restoranis käin, siis ma tihti tellin kala, sest ma ise kodus nagu väga kala ei tee. Aga kust see kala tuleb? No kust mina tean, restorani köögist. Ega isegi restoranides on ju täiega palju tulnud välja asju, kus ma ei tea, öeldaksegi, et on päris tuunikala kvaliteetne ja tegelikult on hoopis mingi, ma ei tea, mingi X kala, mida nad tegelikult sulle pakuvad. Et isegi restoranis on, või mitte isegi, vaid ka seal sa ei tea kunagi, mida sa päriselt saad tegelikult. No seda kindlasti ja sa ei tea, vaata, kuidas seda ka nagu valmistatakse. Et mis rapsiõlis ja mis pannil ja mis lauaga ja... No mingi hästi vana lause, mis ma kuulsin, oli see, et restoranis praetakse absoluutselt kõike võis, sellepärast see toit nii hästi maitsebki, on ju. Ja ma kuulsin seda mingisuguselt fitnessi mingilt inimeselt, et ta siis ei teadnud, mis tal need mingi kaloraaž on, mis ta sisse sööb, on ju. Ootame soovitusi restoranide kohta, kus võid kasutatakse praadimisel. Läheks külastaks sest või on kallis. Ja see ongi, võib-olla ma jõuan selle küsimuseni, et okei, ma saan aru, et tegelikult mul kõige parem oleks minna metsa, ise see kits seal maha lasta, seda süüa, ma tean täpselt, on ju, kuidas ma seda valmistan, minna allikale, võtta see vesi, on ju, ma ei tea, tõmmata endale selle kitse nahk ümber, on ju, et elada siukest elu, on ju, aga paratamatult me elame nagu siukses keskkonnas, kus... Ise saad valida keskkonna. Nojah, aga kõik inimesed ei lähe vaata metsa elama, on ju. Et mis vaata nagu tava inimesele, mida siis talle soovitada, kas ta peab, mingi poes käimine tuleb täiesti ära unustada või? Ei, selles mõttes Eestis on vähemalt inimestel nii palju vedanud, et siin saab kohalikud tootjad ja natukene Tallinnast välja sõita. Veiseliha ja toorpiima. Poest isegi. Ja et on ju nii palju riike, kus toorpiim on ära keelatud. Inimesed lähevad... Peavad illegaalselt ostma neid. Kus riigis on näiteks? Keelatud on Ameerikas ja sellesse teemasse me olen nii süvitsi läinud, et me teame nüüd peast, mis riikides ta keelatud on. Ma ei tea, kas on Soomes, sest keegi meile rääkis, et ta nagu salaja mingi smugeldab kuskil kellegilt, et saada toorpiima. Ja ma tean, et Saksamaal taheti, ma ei tea, kas ta on juba keelatud, et aga neid riike tuleb aina rohkem ja rohkem ja eks ma arvan, et Eesti on üks hetk järgmine. Ega ta alla ei jää. Kas te tunnete Eesti tuleviku pärast muret või Eesti inimeste pärast? Tead,
Mingil määral. Ma ei oska isegi öelda, sest et samas on see, et Eesti on nii väikene, et ta ei tee justkui nagu maailma mõttes nagu mingit suurt kahju. Kui me võrdleme Ameerikat ja Eestit, siis ilmselgelt Eesti pärast me muret ei tunne, aga... Ja teine asi, mis ju ka räägitakse, see mingi fakt ei ole, aga et Eesti on justkui maailma käbinääre, siin on kõige rohkem neid valgustunud inimesi, kõike seda, et... Kes sellist juttu räägib? Eesti esu.